Minu ülesanne täna siis tutvustada Võru valla spordivaldkonna teenusedisaini dokumenti, mille me tegime väga paljudega teist koos. Ma olen paljusid teist kohanud valla kaasamiskoosolekutel, mis olid meil 6 valla piirkonnas. Ja see on selline raamistik, mis peaks võtma kokku ühelt poolt nii olemasoleva olukorra kui selle, missugused on välja toodud väljakutsed, millised on eesmärgid ja kuidas siis nendeni jõuda. Ehk siis kohe algab tänase päeva kõige igavam ettekanne, sest mida muud üks dokument olla saab. Ja te olete nüüd siin juba üle tunni aja istunud, natuke jahe on ka, ma näen, järjest inimesed võtavad seda kaitseasendit sisse, et praegu vist natuke kaitsejaheduse eest, et kui kuskil on mingi aken lahti, äkki võiks kinni panna. Aga mida teie keha praeguseks tahab, kui te olete juba tund 15 istunud ja natuke rohkem, keha tahab liikuda. Tahab ju, eks ole. Aga teeme siis seda kõik koos. Tõuseme püsti ja sirutame käed üles. Nii kõrgele kui lähevad. Hinga sügavalt sisse ja lase käed alla. Oli hea. Ja üks kord veel. Ja nüüd tegelikult käed tahavad vähemalt 5 senti ülespoole veel. Nii, hoia ja lase alla. Oli ju hea. Mõnus. Ei ole veel kõik. Nüüd vaata oma naabrit ja tee talle ilusaid randmeringe. Nüüd vaata teisele poole, kas tema teeb ka nii ilusaid randmeringe. Suurepärane. Raputa nüüd ka natukene, lõdvesta käed ära. Väike liigutus, suur kergendus. Järgmine. Sule silmad ja keera pea paremale, ringiga tagant ette. Ragiseb. Ei ragise, nüüd natuke vastupidi. Ma proovisin siia sõites autoroolis seda teha, see oli natuke ohtlik. Aga just lõdvestuge. Ja aju on saanud annuse värsket verd, et seda igavat ettekannet lõpuni kuulata. Ja eelviimane, tõuse varvastele ja kandadele. Varvastele ja kandadele. Ja üks kord veel. Varvastele ja kandadele. Ja nüüd Itaaliat armastate, spagetti armastate, spageti käed. Käed on nagu keedetud spagetid hästi vabalt, lipa-lappa, igas suunas. Kujuta ette, et keegi ei näe sind, sa võid täitsa rahulikult teha. Ja raputa julgelt ja lisa nüüd väike kehavõbin ka. Kõik energiad liikuma, kõik üleliigne maha. Täielik lõõgastus. Ja järgmine harjutus on edasi jõudnutele, et seda võite siis teha ka praegu, aga siis ka kodus näiteks, et igal juhul, kui Eurovisioon tuleb, et kõik on valmis. Aitäh teile! Minu elu esimene treening on tehtud. Aga siis dokumendi juurde tagasi tulles, et nagu ma ütlesin, selle eesmärgid olid saada ülevaade hetkeolukorrast, spordi ja siis aktiivse liikumisharrastuse valdkondadest Võru vallas. Ja kui me teame, kuidas meil asjad on, siis me saame sättida ka eesmärke ja lisaks siis planeerida tegevused, kuidas sinna eesmärkideni jõuda. Ja kuna päeva alguses on juba öeldud, et siis Asko on spordikoordinaatorina vallas asunud tööle ja see dokument annab siis tema tegevusele ka raamistiku. Et natuke on see dokument siis selle projekti nägu ka, et selline kombinatsioon teenuse disainist, arengudokumendist ja tegevuskavast. Ja protsess nägi siis välja selline, et me tegime veebiküsitluse valla elanike hulgas, kõik said võimaluse vastata, alates siis kooliealistest lastest. Olid kaasamiskoosolekud, vaatasime läbi erinevad dokumendid, registrid, esitasime veel mõned küsimused vallas tegutsevatele klubidele
Ja oli meil ka juhtgrupp, kes siis 3 korda koos käis ja arvas asjade kohta ja mida rõhutada, mida mitte rõhutada ja mida rohkem võib-olla välja tuua. Mõned slaidid näitan teile selle küsitluse kohta ka, need on siis üldistatud vallaülesed. Me tegime ka piirkondliku analüüsi, seal olid väiksed erisused sees, aga see kokkuvõte on siis selline, et 247 inimest vastas, mis on päris kena arv. Muidugi erivajadustega inimeste hulgast me saime ainult 7 vastust, aga siis juhtgrupis olid ka inimesed ja siin tänasest paneelist tuli ka välja, et me saime tegelikult selle sisendi info sealt küsitlusest ka kätte. Piirkonniti oli aktiivsus erinev, et siit on näha, et kõige aktiivsem oli Parksepa ja kõige vähem vastuseid me saime Orava piirkonnast, aga õnneks seda tasakaalustasid kaasamiskoosolekud, et Orava piirkonnas oli meil hästi aktiivne ja rahvarohke koosolek. Ja vastavalt siis natukene ka ilmselt piirkonnas elavate inimeste arvule on see tulemus siin. Siis me tahtsime näha vastajate profiili, et kuna ka projekti sihtgruppideks olid nii lapsed kui eakad kui erivajadustega inimesed, siis me siin ka diferentseerisime seda vanust ja näha ongi, et koolides ka õpetajad ja huvijuhid ja kelle kaudu me siis seda küsimustikku levitasime, tegid head tööd ja 3% peaaegu on siis kooliealisi vastajaid olnud. Natuke vähe on esindatud need noored, kellel on siis näiteks gümnaasiumiharidus või kutseõppeasutus selja taga, et vanuses 21–30 on 9% ainult. Aga et me siis ka omavahel arutasime, et siin on ilmselt tegu sellega, et on mindud ära maailma avastama ja ülikoolidesse õppima ja nii edasi, et küllap nad siis tulevad tagasi. Ja tore on see, et ka eakaid vastajaid oli. Ja küsisime siis ka inimeste enda aktiivsuse kohta, nende oma hinnang, et kui sageli nad tegelevad spordiga, et siit me näeme ju suurepäraseid tulemusi, et 4–6 korda nädalas või lausa iga päev on siin siis kokku 37%. Et siin tuleb ka siis meeles pidada, et mitte liiga eufooriliseks minna, et suure tõenäosusega need inimesed, kes kuidagi ei tundnud seost selle spordi ja aktiivse liikumise teemaga, et võib-olla nad siis ka vähem vastasid sellele küsitlusele. Aga tore ikkagi. Aga ka nende hulgas siis 18% ütles, et regulaarselt nemad spordiga ei tegele. Et see protsent võiks kindlasti väiksem olla. Ja uurisime ka põhjuste kohta, et miks siis ei tegelda spordiga regulaarselt. Et siin on selline üldine vastus, et liiga vähe võimalusi on siis 41% vastanud. Et kas siis ei ole taristut või treeningvõimalusi. Et natukene täpsustasime seda, et mis need takistused siis on, et siit õnneks tuli ikkagi välja ka see, et ei ole alati asi selles, et mul ei ole spordisaali või välijõuväljakut või muud taristut, et siin on alla 20% see ainult takistuseks. Sama palju umbes on toodud välja, et ei ole sobivaid treeninguid, et siin me kogusime sisendid ka piirkondades, et milliseid liikumisvõimalusi siis soovitakse ja mida võib-olla kogukond ise saaks siis korraldada, kas ostab siis mingid vahendid või leiab enda hulgast juhendaja, et meil mõnes piirkonnas ka inimesed tõusid püsti, et mina võin näiteks seda treeningut juhendada. Ja oli ka muid põhjusi ja võib-olla siit maksab välja tuua ka selle, et kui meil selles paneelis ennist oli juttu eakatest ja erivajadustega inimestest, et neil on takistusi jõudmaks siis nendesse paikadesse või kohtadesse või sündmustele, kus siis saaks aktiivselt liikuda, siis tegelikult see on elukaare üleselt siin läbivalt välja toodud. Ja seda me ka kuulsime kaasamiskoosolekutele, et sageli on probleemiks see, et need võimalused on
mitte päris sul kodumaja juures kaugemal ja on takistused, et sinna liikuda. Et ühistranspordi ebapiisavus, koolitranspordi aegade võib-olla mitte sobivus alati ja ega siis seda nii-öelda jagamismajanduse ilmingut ka liiga sageli ei kasutata, et mida võib-olla siis kogukondades võiks rohkem teha, et kuidas me siis saaksime näiteks ujulasse, et ujula küsimus tuli palju välja. Ja nüüd kogu see tegevus peab siis sobituma Võru valla arengukava üldisesse raamistikku ja meeldetuletuseks panin selle ka siia slaidi peale, et Võru vald on koostöine, heaolu toetav ja võimestatud kogukondadega võrratu elupaik. Et ega seda võrratut elupaika ka teistmoodi ei saa, kui alati piiratud ressursside tingimustes püüda leida võimalusi, kuidas midagi koos teha. Ja kindlasti ei saa ka valla spordikoordinaator üksi kõiki neid asju ära teha, nii et seda saab ka ainult teha koos kogukondadega, koos klubidega, koos erinevate organisatsioonide ja osapooltega. Ja spordi ning liikumisharrastuste valdkonna arenguvisioon 2030+ sai siis kirja selliselt, et Võru vald on tervist edendav omavalitsus, kus on tervist toetav, sporti ja liikumist edendav ning seeläbi vaimset heaolu toetav keskkond. Et küll see füüsiline heaolu ka seal on foonil. Ja eesmärgid said siis kirja tulenevalt sellest ka, et mis siis probleemidena välja toodi, et kus me neid probleeme siis saame lahendada ja mida peab siis tegema, millise olukorra peab saavutama, et neid takistusi ei oleks vähem. Et need on praegu siin pikad laused, kindlasti soovijatele saadetakse ka need slaidid, et saate lähemalt tutvuda ja dokument on ka avalik. Aga kokkuvõttes siis, et teadlikkus juba sellest, mis on olemas, missugused on ka taristuelemendid, missugused on liikumisvõimalused, kus toimuvad mingisugused juhendatud trennid, sündmused, et see ei ole mugavalt kättesaadav ja ülevaatlikult see info ei ole leitav. Ja miks see on nii, et võib juhtuda, et see ei ole sihtgruppidele sobivates kanalites. Et kui me paneme sotsiaalmeedia postitusi, siis suure tõenäosusega me eakate gruppi ikkagi nagu väga hästi kätte ei saa. Et neile peab kuidagi teistmoodi lähenema. Et sellest oli ka siin paneelis juttu. Siis teadlikkus, et paneelis räägiti palju motivatsioonist, et mis on see kasu ja võib-olla selle kasu defineerimine on ka jäänud selliseks eelduslikuks, et kõik ju saavad aru, mis on see põhjus-tagajärg seos, kui sa ei liigu, mis sinuga juhtub või kui sa liigud, mis see sinuga teeb positiivses mõttes. Tegelikult see inimeste teadlikkus on päris madal selles valdkonnas ja kinni võib-olla ka mingites stereotüüpides, et üks mu lemmiknäide, mida ma viimasel ajal olen nagu mitmest kanalist kuulnud, on see, et täna oli ka juttu, eks ju, et eakad lähevad kepikõndi tegema. Õudselt tore. Aga tegelikult on eakatel inimestel hästi oluline jõutreening. Ma ei tea, kui treenerid on nõus. Et ma pole seda ise välja mõelnud, et lihaskonna funktsionaalsust siis nagu säilitada ja kui me ütleme eakale jõutreening, siis suure tõenäosuseks paljud jooksevad laiali, et mis sa nüüd hull räägid siin. Et just nimelt võtta maha see hirm, et see ei ole minule jõukohane, see ei ole minu jaoks ja näide oli eakatest, aga ka teistest tavainimestest, erinevatest sihtgruppidest, siis lähtuvalt tuleks selgitada, et mis sinuga juhtub, näiteks kui sa nii palju liigud, kui palju sul siis, missugune mõju on see sinu vererõhule või südame toonusele. Et sellest rohkem rääkida, et kui inimene tahab elada ja tahab ennast hästi tunda oma kehas, siis tal see motivatsioon võiks tekkida. Aga mitte ainult siis. Siis järgmine eesmärk, spordiüritused, treeningvõimalused vallas võtavad arvesse sihtgrupi vajadusi ja nad on kohandatud siis elukaare üleselt. Et meil oli
päris mitmel pool see diskussiooniks ka, et aga kõik võivad tulla. Et see sõnum on hea sõnum, aga samas, kui sa ei adresseeri konkreetselt, siis ta lihtsalt ise lõikab ennast sellest välja, tunneb, mis nüüd mina. Et minusugustele see võib-olla ei ole, et nii noortele, kes kipuvad pärast kooli rajalt maha kukkuma selle liikumisaktiivsusega, lastega peredele, eakatele, et kõigile tuleks nagu eraldi siis adresseerida neid kutseid, neid sõnumeid. Ja liikumisharrastusi ja sporti toetav taristu võiks siis alati olla veel täiuslikum ja paremini ligipääsetav, et see ligipääsetavus ei tähenda ainult ligipääsu mingi erivajadusega inimesele, vaid ka tähendab seda, et ta on tähistatud, viidastatud, alates kodulehelt leitavusest ja juurdepääsu tagavate teede korrashoiuni, valgustuseni, näiteks meil tuli mõnel pool välja, et susarajad on, aga tuli ei põle. Ja ligipääsetav ka siis selles tavapärases mõistes, et mul on ikkagi kuhugi see auto parkida ja see ligipääsutee on selline, kus ma saan ka lapsevankriga sõita ja muud sellised aspektid. Ja loomulikult siis kõige selle tulemusena võiks olla liikumisharrastustega regulaarselt tegelejate osakaal vallas kasvanud. Et eks seda on keeruline mõõta, saab vaadata harrastajaid klubides, saab teha küsitlusi, et praegu meil on üks verstapost siin olemas selle küsitluse kaudu, et võib-olla kui analoogne teha pärast mingit perioodi, et siis saame näha, kas midagi on ka muutunud, muidugi on selle eelduseks siis, et me oleme mingeid tegevusi ellu viinud. Ja kuna jutt oli siis teenuse disainist, siis teenuse disaini üks põhialustalasid ongi siis see, et me vaatame kasutaja positsioonilt, seal teenuse kasutaja positsioonilt, kuidas talle asjad paistavad ja mida ta mõtleb, mida ta tunneb ja mida ta teeb, et siin see tegelikult kehtib ükskõik mis teenuse kasutamise osas, et need etapid, et sa kõigepealt pead teadvustama, et mul on seda vaja, siin see motivatsiooniga seos, siit edasi ma hakkan huvi tundma, millised võimalused on, kus need võimalused on, kuhu ma saan minna, millise grupiga ma saan liituda, kas keegi tuleb ja teeb meile selle treeningu, otsib infot ühesõnaga. Sealt edasi juba siis planeerib oma tegevust, kuidas ma sinna saan, kuidas see minu päevaklavaga sobib, kuidas see minu igasuguste muude ressursside, võimaluste ja piirangutega sobib. Ja võtab osa näiteks siis sellest sündmusest, et näiteks me oleme mingi kampaania teinud, et proovisime siin ka sõbrapäeva puhul, et võta sõber kaasa ja kampaania lähme liikuma, et järgmine kord proovime seda paremini ajastada ja saame äkki veel rohkem kaasa inimesi. Aga et sellest ühekordsest osalemisest saada ta edasi juba regulaarseks kasutajaks või regulaarseks siis praeguses kontekstis aktiivseks liikujaks. Et siin on ka vaja seda tuge. Psühholoogias nimetatakse seda nügimiseks, et sellised väiksed müksud tuleb anda inimesele, et nii-öelda hoida teda teel ja hoida teda aktiivsena, sest iga uue harjumuse tekkimisel on neid ärakukkumise võimalusi ju väga palju. Ma siin teist päeva püüan kohvist loobuda ja nii kui ma siia tulin, siis unustasin lihtsalt ära, et ma ju ei joo kohvi täna. Ja tegin paari sihtgrupi näite varal ka läbi selle kliendi teekonna. Need terminid võib-olla tunduvad nagu võõrad, aga see ei tähenda midagi, et nad võõrad tunduvad. Kui me võtame täna lihtsalt sihtgrupiks eakad, et siin on püütud siis nagu tema vaadet sisse tuua. Jah, loomulikult eakate sihtgrupp ei ole homogeenne, ühed on seal kortermajas ja väga aktiivsed, teised on hooldekodus ja hoopis piiratumate võimalustega, et seal tuleks ka veel täpsemaks minna, aga see on koht, kust nagu edasi minna, et teadvustamise faasis, mida ta siis teeb, et kuuleb kuskilt näiteks ligipääsetavaks muudetud ujulast,
kuuleb näiteks sotsiaaltöötajalt seda hoopiski, et tema jaoks on see infokanal hoopis midagi muud. Või kuuleb lapse kaudu või loeb vallalehest. Et sealt ta siis juba hakkab mõtlema, et kas see sobib mulle, kas see on jõukohane, kas keegi tuleb kaasa, kas see on turvaline, kuidas ma sinna saan. Jõudsin juba järgmisesse plokki, et kas ma pean registreeruma, no see ei ole nüüd otseselt selle ujula näite pealt, eks ole. Kus on vaja registreeruda? Tavaliselt, kus meil on vaja registreerida veebis. No võib-olla ta ei saa hakkamagi seal veebis, eks ole, et äkki pakume talle siis mingit tuge või mingit teist võimalust. Eakate puhul kindlasti on teemaks ka raha, kas see on tasuta, kas see on soodushinnaga. Sealt edasi siis kasutamise kogemus või siis sellel sündmusel osalemise kogemus. Et siin on kohe välja ka toodud see, millest juttu oli enne, et tegelikult lisaks sellele tervislikule käitumisele väga otsib sotsiaalset suhtlust, tahab olla omasuguste juures, tahab olla märgatud ja et keegi, kes temaga tegeleb, on sõbralik ja arvestav ja me oleme kõik sotsiaalsed loomad ja otsime omasuguseid, et nii ka siin. Et kõik need huviringid kindlasti samasugust eesmärki täidavad, et kui me kunagi Rahvaülikoolis Tartus uurisime, et miks naised seal käivad, siis üks põhjus oli see, et tahavad huvitavate meestega kohtuda. Ja mehed jälle käisid kalandusringis selleks, et kalamehe jutte rääkida teiste huvilistega, et kodus neid keegi ei taha kuulata. Siin teine näide on lastega pere. Tema mured on hoopis teistsugused, et tõesti, et kas see sobib mu lapse päevakavaga, kas kogu pere saab osaleda, kas on siis selle peale mõistlik logistika ja hind, väike lastega, jälle, seal on ka kindlasti parkimise küsimus, kas on kuskilt võimalik süüa osta või mingit jooki või snäkki või peab ise kaasa võtma. Kui pikk on see liikumistee näiteks parklas sinna sündmuskohta, et kui sul on pisikesi terve riburada, et kas nad jaksavad kõndida. Ja kasutamise faasis siis ka, et oleks siis midagi atraktiivset, tähelepanu köitvat erinevas eas lastele, erinevate huvidega pereliikmetele, et kui me teeme pereüritused, siis ikkagi oleks läbi mõeldud, et üks pereliige lihtsalt ei oleks nagu teiste tallutaja, vaid need kuidagi oleksid, need tegevused võimaldaksid omavahelist interaktsiooni, et see lasteaia näide oli ka tore, et lisaks sellele lahendatud ristsõnale või pildile, kindlasti oli hästi oluline ka see, et nad said koos midagi teha, et kui palju siis tänapäeval peredel on neid hetki, kui nad saavad koos midagi teha, üksteisega rääkida ja otsa vaadata. Ja siit siis nemad jagavad oma kogemust ka omasugustele jälle sõpruskonnas ja nii edasi ja sealt tuleb siis motivatsioon siis korduv kasutuseks ja soovitamiseks, et kõige parem turundus on ikkagi soovitusturundus. Ja siin on nüüd välja toodud need nii-öelda pehmed tegevused, kui me käisime piirkondades, siis me vältimaks seda, et kohe hakatakse rääkima, et meil on ujulat ja meil on jõusaali vaja, küsisime esimese küsimusena, et mis on need pehmed tegevused nii-öelda, ilma investeeringuta tegevused, mida me saaksime ja peaksime ära tegema, selleks, et rohkem inimesi liikuma saada ja kaasata, et siis ongi nüüd etappide lõikes, just nende etappide lõikes, millest ma äsja rääkisin, välja toodud, mida inimesed välja pakkusid. Et hakka neid ühekaubasid teile ette lugema. Ja ikkagi see info kättesaadavus, mitmekesisus, turvalisus, kaasamine, kampaaniad, et need jooksevad siit nagu läbi. Erinevate ka juba olemasolevate infrastruktuuri elementide ja niisugune kole kantseliitlik termin. Aga võtame näiteks jõusaali, et jõusaal on olemas, samas on kitsendus seotud sellega, et see jõusaali asukoht on näiteks haridusasutus, on koolis. Et kuidas siis tagada niimoodi, et tegelikult jõusaali saaks kasutada ka
näiteks õhtutundidel või nädalavahetusel, et meil on see ressurss olemas, aga selle kasutamise korraldus tuleks näiteks siis läbi mõelda ja parandada. Tänapäeval on igasuguseid erinevaid lahendusi siin olemas. Ja hästi palju saab teha muidugi kogukond ise, et üksteist toetades ja koos tehes, et olgu see siis transport või lastehoid või kamba kokkusaamine selleks, et linnast tulevale joogatreenerile see tasu kokku korjata ja maksta. Ja mida siis teha saab nagu valla poolt vaadates, ongi ikkagi see, et see regulaarne suhtlus, et me nüüd siin selle protsessis ja Asko enne juba selle protsessi algust ju hästi palju liikus piirkondades ringi ja suhtles eestvedajatega, klubidega, kogukondadega, et see peaks olema kindlasti jätkuv tegevus ja et see tagakski siis selle, et oleks mingisugune järjepidevus ja olgugi, et see kõik siin praegu on ühe projekti raames tehtud, et projekti lõppedes siis ei saaks joont alla tõmmata, et nii, oli tore. Aga et asjad läheksid nagu edasi. Ja ma nüüd kutsukski Asko siia, et räägib, mis ta teha lubab. Tere! Mina olen siis Asko ja spordikoordinaator Võru vallas ja räägin siis, lubasin Üllele tulla appi, et rääkida natukene nendest tegevustest, mis me oleme siis nii-öelda kõigepealt siis ennem seda teenuse disaini veel või seda teenuse disaini protsessi inimestega või kogukondadega koha peal suhelnud, siis mis on küsitlustest välja tulnud ning mis on siis kaasamiskoosolekutel, et siin enamus asjad on siis nii-öelda juba tagasi sidestatud ja pandud siis siia üritustesse. Oleme oma nii-öelda väiksema tiimiga ja siis juhtrühmaga arutanud, et need võiksid olla reaalselt elluviidavad ja mina omalt poolt üritan siis panustada maksimaalselt sellesse, et need tegevused ka ellu saaks viidud. Et nad on siin suvalises järjekorras selles suhtes ja korra võib-olla põgusalt räägin ka üle, et vaatame, et siin jääks väikseks energiapausiks ka aeg ennem järgmist väga põnevat ettekannet. Aga Jüri jooksud eri piirkondades, et siin on juba erinevad nii-öelda kogukonnad on ühendust võtnud ja siis olen seal nii-öelda vallapoolne tugi või koostööpartner siis ürituse läbiviimise seisukohalt. Vasseliinas Linnuse meeskond, kes on korraldanud maarahvalaata, tänavu maarahvalaat enam ei korralda, aga nii palju, kui mul on olnud võimalust nendel koosolekutel osaleda, siis Vasseliina Linnuse perepäev on juunikuus tulemas, 21. juuni, ja seal siis on üks nii-öelda takistusraja võistlus, kas ta nimetus jääb rüütliraja võistlus või tuleb ta mingi muu nimetusega, aga selline keskaja hõnguline ja nii edasi. Sportlikud peremängud, et siis kaasata erinevaid nii-öelda huvigruppe. See on üks niisugune pähkel, mille puremist me oleme juba alustanud, aga kui see ellu õnnestub viia, siis loodetavasti selline tore päev nii-öelda või toredad ettevõtmised sealt nii-öelda tulema hakkavad ja kindlasti siit täna Siim Tõnissoni ettekandest saab juba sinna mängudele päris palju mõtteid nii-öelda kaasata. Perehommik spordibaasis. Missuguse spordibaasis? Seda me ei ole veel otsustanud, aga vallal on päris palju spordirajatisi, kus tegelikult on võimalus erinevaid
tegevusi teha ja samamoodi, et kaasatagi siis nii-öelda just seda perekonda, mis siis kõige toredam oleks, kui suudaks selle niimoodi ellu viia, et seal oleks mitte ainult 2 põlvkonda, vaid pigem 3. Et siis spordivarustuse laat, see on selline asi, mis me oleme Võru suusaklubiga teinud seda kunagi hästi väikses nii-öelda ringis, aga inspiratsioon tuleb hea sõbra Vahur Teppani algatusest suurest suusalaadast, mis toimub Lõunakeskuses, aga meie üritaks siis selle viia nii-öelda konteksti, kus mitte ainult üks kindel sihtgrupp, vaid tagasisidet koosolekutelt, et laste varustus või spordivarustus on kallis, et siis tekib võimalus nii-öelda seda varustust müüa, vahetada, jagada teise ringi tooteid nii-öelda, mis on täiesti kasutuskõlblikud. Et siis Väimela tervisekeskuses üks ujula võimaluste tutvustamine erivajadustega inimestele, siis kui see arendus valmis saab, siis räägime Hennuga, kindlasti lepime kokku ja ürituse seal korraldame ja samamoodi kergejõustikupäev Parksepa staadionil. Ja siis, kui me seda kava või seda dokumenti kokku panime, sellest on ka nüüd natukene mõned päevad möödas ja võib-olla isegi natukene rohkem, et see kergejõustikupäev Parksepa staadionil, et see suure tõenäosusega võiks olla järgmine aasta, umbes samal ajal, ennem järgmise aasta liikumisseminari. Et mõtteid on palju. Demopäevad kampaaniad, et siin on ka erinevaid spordialasid, mida inimesed on kogukondades arvanud, et võiks nende piirkonnas olla. Me ei ole meelega siin piirkondasid taha jätnud, et võib-olla mõned üritused suudame teha erinevates piirkondades, võib-olla mõned suudame teha mingi sarjana erinevates piirkondades ja nii edasi, aga see on siis nii-öelda, ja see nimekiri ei ole selles suhtes lukus ja täielik, et siia võib lisanduda, aga need on siis need tegevused, mis on mõttes olnud ja mõtted tekkinud ja oleme üritanud ülesandeks võtta. Siis seminarid, koolitused. Ühel sellisel seminaril me täna siin oleme. Loodetavasti see üritus on kõigile päeva lõpuks meelepärane ja saame indu, et järgmine aasta sama laadne ja et tänane üritus tuleb tore ja meeldejääv, siis järgmine aasta saame veel paremini, et kuskile tuleb latt üles panna. Et siis natukese väiksema mahulised tervise ja liikumise teemalised seminarid, arutelud, et võib-olla väiksemates aruteluringides nii-öelda. Kodused treeningvõimalused on üks koolitus, ma ei osanud teda panna kas demo alla või koolituse alla või ühesõnaga täna ta on siin nimekirjas, et just nagu siin ennem välja toodi, et kuidas moodi inimesed saaksid kodus liigutada. Hästi palju on igasugust infot ja müra selle kohta. Müra mitte halvas, vaid pigem heas mõttes. Ühesõnaga, et inimene, kes siis mis iganes põhjusel ei taha kodust välja minna, on võimalus kodustes tingimustes treening läbi viia. Esmaabi spordivigastuste korral, see on siukene must be asi ilmselt, mis me võiksime teha, aga üritaks selle viia läbi sellises formaadis, et mõelda siis välja nagu nende tegevuste baasil, mis meie kogukondades toimuvad,
tagant ja mõelda selle peale või monitoorida natukene, mis on varem juhtunud, et siis me saaksime sealt nii-öelda selle algatuse. Tervislik toitumine, seal on juba väiksed esimesed kõnelused tehtud, kuupäeva ei ole kokku lepitud, aga tegemist on siis ühe väga hea toitumisspetsialistiga, kes on tudeerinud välismaal ja Eestis ja nii edasi. Suusakoolitused, see talv liikumisõpetajatele, noorsootöötajatele juba toimusid, oli murdmaasuusakoolitus ja mäesuusakoolitus ning viimane plokk on siis treeningute piloteerimine. Hetkel on siin 3 treeningut kirjas, mis on tagasiside siis nii-öelda juba olemas, kus on olemas huvigrupp, kus on olemas nii-öelda treener, kes tahaks asja eest vedada, lastele treeningvõimalusi pakkuda, siis ja esimene treening saab juba homme siinsamas Sõmerapalu saalis Osula kooli ja selle piirkonna lastele siis toimuma. Ja see oli siis põgusalt sellest tegevuskavast. Ülle, kas natukene midagi siit veel? Info kättesaadavus ja süsteemsus, et kui siin olid kirjas nagu üksikuna, siis minu eesmärk ongi, kuna see projekt on ühel hetkel nii-öelda lõpeb ära, aga me üritaksime teha need üritaks on väga halb sõna tegelikult, et me teeme need üritused ja treeningud ja demopäevad teeme ära vähemalt ühe korra ja kui on huvi selle kohta, kogukond tuleb kaasa, inimesed tulevad kaasa ja on huvi, siis väiksed mõtted, kuidas moodi seda järjepidevaks viia, on ka samuti olemas. Siis info kättesaadavuse osas valla koduleht on arendus- või uuenduskuuri järgus. Võru valla kultuuri noorsootöö keskuse koduleht on arendusel, kus olen mina olnud kaasatud, siis sellest teemast on mõned teised inimesed kindlasti pädevamad rääkima kui mina, aga see sporditeema on seal läbi mõeldud, läbi töötatud ja loodetavasti tuleb selline kasutajasõbralik. Samamoodi oleme siis nii-öelda andnud ülesande kodulehele panna peale liides siis, või funktsioon või kuidas iganes see kõige õigem nimetus on, et vaegnägijad või siis erivajadusega inimesed saaksid ka selle info kätte, et nad saavad selle kodulehe nii-öelda nii nagu puuetega inimese kodulehel on võimalus valida siis nii-öelda vastavalt siis nii-öelda vaegnägija või see funktsioon, et saada info sealt paremini kätte. Taristu ja koostöövõrgustiku arendamine, et siin siis esimesed projektid on käsil, nagu siin Kalmer ennem juba tutvustas, et mis projektid nii-öelda selle projekti raames teoks saavad, siis lisaks vallal on omalt poolt erinevad projektid juba töös. Mõnes projektis, kus on olnud siis spordikoordinaatori mõtteid või lähenemist tarvis, on vald juba kaasanud, oleme kenasti nii-öelda vähemalt minu arusaama kohal järje peale saanud ja ma usun, et selles vallas koostöö saab meil hea ja tore olema.